Mina õpin Maria Angletooriumi galaktilise inimese suhtlemiskoolis alates 2012. aastast. Ehk siis tänase päeva seisuga juba 12,5 aastat. Mis on kõige üllatavam olnud selle iseloomuravi osas, on see, et kui keeruline on tegelikult enda iseloomu ja käitumismustreid muuta. Et enne kui ma hingeravikooli tulin, siis ma ei arvanud, et mul väga halb iseloom on, kuigi ma teadsin ikkagi teatud määral ka iseenda nõrkusi, enda iseloomu nõrkust ka, et muidu ei oleks võib-olla tekkinud ka seda soovi ja motivatsiooni hingeravikooli astuda. Aga ma kindlasti ei osanud enda nagu iseloomule mõelda sellisel viisil, nagu ma seda hingeravikoolis teha olen saanud. Ja eriti just läbi tegevuste ja selliste nagu eluliste olukordade ja situatsioonide, mille kaudu olen kõige rohkem iseennast tundma õppinud. Ja aru saanud sellest ka, et kui palju erinevaid varjundeid egol on, mis tulevad eriti hästi välja just sellistes rasketes ja pingelistes olukordades. Ja pingelistes olukordades toimetulekut on meis ka treenitud. Ja see on ka nagu üks asi, mis selle iseloomutreeningi juures on minu puhul ka olnud raske. Et kui on parajasti olnud sellised rasked perioodid, et siis ikkagi järjepidevalt edasi liikuda ja iseenda iseloomuga tööd teha. Sellepärast, et see fookus kaob ära ja siis on nagu keeruline igapäevases elus mõelda, et mis see iseloomu omadus oli, mida ma nagu endas jälgima pean, sest et see mugavustsoon ikkagi kipub kergelt tulema. Seetõttu, et mustrid on aastate jooksul välja kujunenud. Kõige suuremat kasu tunnen ma selles, et ma olen kindlasti inimesena julgem ja suudan teiste inimestega ka paremal viisil suhelda. Ja igapäevases elus olen kindlasti muutunud ka iseseisvamaks ja saanud rohkem aru sellest, kui oluline on enda elu eest vastutust võtta selle jaoks, et midagi iseenda elus paremaks muutuks, aga siis sellega koos ka nende inimeste elus, kes minu ümber on. Ja olen kindlasti vähem keskendunud ka sellele, et mida teised minust arvavad. Sest et ennem ma ikkagi, kas siis teadlikult või mitteteadlikult ikkagi oli fookus sellele, et ma tunduksin teistele hea ja ilus ja tark. Aga selles treeningus sellisel viisil ei saa toimida, sellepärast et siis ei tule erinevate nagu eluliste olukordadega toime. Aga nüüd on minu fookus sellel kindlasti vähem, aga see on ka selline koht, mis vajab treeningut igapäevases elus. Mina olen õppinud Maria Angletooriumi galaktilise inimese suhtlemiskoolis aastast 2012. Sellel aastal saab siis 13 aastat. Mis on kõige üllatavam olnud iseloomu treeningus? Seda saab nüüd tagantjärgi hinnata, et alguses alustades tegelikult algab treening ikkagi selliselt malbelt suheldes ja siis tasapisi hakatakse iseloomu omadusi näitama, mis vajavad muutmist. Need ei meeldi endale või ei taha nagu endale kohe otsa vaadata, et need tõesti on sellised. Ja siis võib tekkida selline vastuhakk enda sees ja ka hala, et ma olen selline.
et kuidagi selline tõe teada saamine on vastumeelne esialgu, et seda tuleb lihtsalt siis taltsutada, mis ongi egoravi. Et selline sõjakus enda sees siis võib-olla oligi kõige üllatavam minu jaoks ja ma arvasin, et ma olen ikka selline vaikne ja rahulik inimene. See teine küsimus oli, mis oli kõige raskem. Tulenevalt sellest eelmisest vastusest, siis kõige raskem oli allumine. Allumine kõrgteadvuse otsejuttudele. No, mis toovadki sinu puudused välja, aga kui ise tahad ju vabatahtlikult muutuda, siis ilma selliste otsejuttudeta ei olegi see võimalik. Ja kui egoravi kool on ju kõrgema minaga kokku saamine, siis need maapealsed iseloomuomadused ei sobi kõrgemale minale. On vaja ikkagi muuta ennast. Ja viimane küsimus oli, mis kasu sellest saanud olen. Kuna ma olen alati tahtnud hall hiir olla kuskil nurgas, keegi mind ei märkaks, aga tänasel päeval töötan näiteks hooldusettevõttes ja olen ka tegevusjuhendaja, siis see kasu on seal näha, et ma suudan inimestega suhelda, suudan jääda rahulikuks, neid aidata. Ja võib-olla siis ka seda, et suudan meeskonnas töötada, mis varem oli täiesti välistatud, sest ma olin väga individualist. Mina olen Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskoolis õppinud ja treeninud alates 2012. aasta oktoobrikuust. Seega saab juba täis 12,5 aastat treeningut. Mis on raskused olnud sellel teel? Kõige raskem ongi olnud, see seostub nüüd selle eelmise osaga, et on raske olnud vastu võtta armsate treenerite kriitikat sellisel juhul, kui ma ise ei tea, et ma olen niimoodi mõtelnud või niimoodi toiminud või niimoodi tunnetanud, nagu nemad kõrgvaates näevad. Teatavasti on inimese iseloomuga seotud joharjaken ja seal on nagu 4 ala. On ala, mida me ise teame ja teised meist näevad. On teine ala, mida me ise näeme, aga teised ei näe. Siis see, mida teised näevad, aga mina ise ei näe, aga me tegeleme siin treeningus nüüd selle kõige pimedama alaga, mida ei näe ma ise, mida ei näe ka kaaslased, aga meie taevased treenerid kõrgvaatest näevad ja sealt tulevadki nende otseütlemised siis meie iseloomupuuduste kohta. Ja kui ma ei saa aru või kui meil on ülesanne siis kriitika rahulikult vastu võtta, siis mõtelda sügavuti selle peale ja tegeleda selle muutmisega, aga raskust valmistabki see, et kui ma midagi ise aru ei saa või ei tunneta, et sellele jälile jõudmine, et mida ma siis tegema pean või mida ma muutma pean. Raskusi on valmistanud minule ka võib-olla muutustega kiirelt toime tulemine, aga meist treenitaksegi sitkust, vastupidamist ja muutustega hakkama saamist. Mis on selles treeningus kõige parem tulemus? Ma ise tunnen kõige enam vist oma muutumist selles seoses, et mul ongi olnud varem iseendaga hakkama saamise probleemid, et olen olnud kompleksides ja olen väga palju pööranud tähelepanu sellele, et kuidas ma paistan, kuidas ma tundun ja
see muutus toimus tegelikult suhteliselt kiiresti, et ma sain hakata ennast nagu kindlamalt tundma. Et see tuleb sellest treeningust ja iseloomu puhastamisest, aga see tuleb ka sellest eesmärgist ja kogu selle projekti tausta teadmisest ja teadmisest, mis missioon meil on, kuhu me teel oleme. Ma saan ennast nagu kindlamalt tunda ja kuna meis treenitakse ja aidatakse välja tuua hooldajaloomust, siis on see väga oluline, sest et kui ma iseendaga olen nagu sõber ja sina peal ja rahus, just see tasakaal on hästi oluline, mida oleme siin väga palju saavutanud, et siis ma saan pakkuda ka teistele. Kuna me töötame ka hoolduse alal, et siis see on väga oluline, et ma ei keskenduks ainult iseendale. Ja kindlasti on paranenud see väga tublisti see keerulistes ja intensiivsetes olukordades hakkama saamine. Sest varem ma ikka pabistasin päris palju, kui oli kiirelt vaja reageerida, tegutseda, aga seda koolitust me oleme ka päris palju saanud ja tunnen ennast palju tugevamalt.